Tere hommikust! Mina olen Kaia Keskkonnainvesteeringute Keskusest ja mul on hea meel alustada meie tänase infoseminariga. Ja nagu registreerimise ajal ka kirjutasime, et meil on küsimuste esitamine täna siis vestlusaknas ja seetõttu võib mikrofoni täitsa välja lülitada. Ja kuna meil osalejaid on ka siin üksjagu, et siis võib-olla siis ka kõik mittevajalikud programmid infoseminari ajaks sulgeda. Ja siis tänane ajakava näeb välja selline, et kõigepealt siis kolleeg Kati-Liis teeb sissejuhatuse innovatsioonifondist, et need, kes te nüüd olete ka varasematel infoseminaridel osalenud, et siin on natuke kordust, aga samas me näeme, et on ka palju uusi liitunud huviliste ringiga ja seetõttu pidasime sellist väikest sissejuhatust ikkagi vajalikuks. Ja siis selles samas plokis me tegelikult räägime ka veidi täpsemalt hindamiskriteeriumitest ja siin siis oleme ette valmistanud just slaidid vaadates väikeprojektide vooru tingimusi, et need, kes siis on varem suurprojektide vooru infoseminaridel osalenud, et nendele ikkagi huvitav kuulamine just, et mis erinevused tulevad siis välja just suurprojektide ja väikeprojektide vaates. Ja kell 10.50 liitub meiega Maria Velkova Euroopa Komisjonist, kellele siis saab küsimusi esitada. Tegelikult küsimused, et need ei läheks kaotsi, võib ettekande ajal siis panna vestlusaknasse ja meil on kolleegid abiks, kes just vestlusaknaga tegelevad ja siis, kui need kohe ei saa vastatud, siis me vastamegi nendele 10.50 kuni 11.10 ja me suuname need Maria Velkovale ja siis võib-olla samal ajal, kui talle küsimusi tõlgitakse, ka mina ja Kati-Liis vastame. Aga igatahes seda 20 minutit siis väga soovitamegi kasutada aktiivselt küsimuste küsimiseks. Ja kell 11.10 siis oleme palunud rääkima soovitustest just innovatsioonifondi projektitaotluste kirjutamiseks kolleegi Civitases Kadri Adrati ja siis jällegi samamoodi pärast seda järgneb küsimuste-vastuste sessioon ja siis lõpetuseks räägime veel, et kust leida infot ja sealhulgas, et kuidas saab siis Keskkonnaministeerium ja Keskkonnainvesteeringute Keskus aidata projekti idee sobivust hinnata. Ja nagu mainisin, siis küsimuste esitamine on vestlusaknas ja slaidid saavad siis saadavaks kõigile osalenutele. Me saadame siis pärast tänast saadame nii slaidid kui ka lingi salvestusele. Aga jah, et kuna küsimuste-vastuste vastamine toimub suuliselt vastavas sessioonis, siis soovitame ikkagi lõpuni püsida, et vahetult siis seda võimalust kasutada. Siis kes ei ole varem võib-olla Teamsis kokku puutunud küsimuste vestlusaknaga, vastuste selle vestlusaknaga, panin siia väikse pildi ka, et punane nooleke näitab, et kui te nüüd olete oma Teamsi akna vaates, siis seal on osalejate märk, kus on kaks väikest inimeste ikooni kujutatud ja seal kõrval on väike selline jutumulli märk. Et see ongi siis see vestlusaken, et kui see avada, siis sinna just oma küsimusiga trükkida. Aga siis ma annaksin nüüd sõna oma kolleegile Kati-Liisile, kes teeb väikse sissejuhatuse innovatsioonifondi üldiselt. Tere kõigile ka minu poolt, väga tore on siin olla. Räägin siis üldiselt veidike innovatsioonifondist. Innovatsioonifond on üks maailma suurimaid rahastusprogramme, mille eesmärk on toetada innovaatilisi taastuvenergia ja madal süsinikutehnoloogiate projekte Euroopa Liidus ja täita siis Euroopa Liidus seatud eesmärke.
et erilise fokusseerimisega on siis Z-planile, et arendada just seal ette nähtud tehnoloogiaid. Ja projektid, mida toetatakse, need peavad siis omama potentsiaali olla kasutusel ka aastal 2050. Nii, aga mul siin vabandust. Üks hetk. Mikski pärast slaidid ei vahetu. Nii, nüüd vahetuvad. Väga hästi. Nii, innovatsioonifondi rakendamises on siis 4 osapoolt. Osaleb Euroopa Investeerimispank, Euroopa Komisjon, Innovation and Networks Executive Agency ehk INEA ning liikmesriigid. Euroopa Investeerimispank sätestab ja juhib projekti arendamist tuge ja vastutab fondi toetuste rahastamisskeemide eest. Vabandust korra. Nii. Ma ei tea, mis nende slaididega praegu. Nii, tuli järgmine. Euroopa Komisjon teeb siis selle lõpliku valiku projektidest ja projekti arendamise valiku osas. Ta koordineerib ka innovatsioonifondi ekspertgruppi ja ekspertgrupi seniste aruteludega saate tutvuda. Siin taga on üks link, pärast slaidid saate ka sellega tutvuda. Lisaks siis INEA on siis määratud Euroopa Komisjoni poolt fondi ellu viima. Ehk ta siis pakub juhiseid ja tuge kõikidele taotlejatele, korraldab projektitaotluste esitamist, nende vastavuskontrolli ja hindamist, allkirjastab toetuslepinguid, teeb väljamakseid ja veel paljud liikmesriigid osalevad aktiivselt siis innovatsioonifondi elluviimisel ja nendega siis peab arvestama, et siis nendega konsulteeritakse. Millal taotlusvoor välja kuulutatakse, mis on maksimum toetusprojekti arendamise abil, kooskõlastatakse arendamist vajavate projektide nimekirja ja kooskõlastatakse ka toetust saavate projektide nimekirja. Innovatsioonifondis siis nimi tundub suur üldine lai, et innovatsioon, seda on ju kõikidest sektoritest. Kuid innovatsioonifond toetab siis madala süsinikusisaldusega tehnoloogiate arendamist ehk siis taastuvenergia tootmist ja kasutamist, süsiniku kinnipüüdmist, ladestamist ja utiliseerimist, energia salvestamist ja energiaintensiivse tööstuse tehnoloogiate arendamist. Toetatavad valdkonnad ja sektorid on otseselt siis seotud heitkogustega kauplemise direktiiviga, sellepärast et ka innovatsioonifondi rahastus siis tuleb sealt. Et sektoreid on toodud heitkogustega kauplemise direktiivi lisas 1, siit leiate ka hiljem omale lingi. Lisaks on pikemad nimetused määratud siis innovatsioonifondi määruse seletuskirjas. Et soovitan tutvuda, see on esmane koht, kuhu siis vaadata selleks, et teada saada, kas teie projekt võiks sobida antud toetuse alla või mitte. Millest me siis täna täpsemalt räägime, et innovatsioonifond, nagu siin Kaia ka eelnevalt mainis, jaguneb 2. Et meil on suurprojektide voorud ja meil on väikeprojektide voorud. Suurprojektide voorud on 2-etapilised. Esimene suurprojektide voor avati eelmisel aastal ning hetkel toimub hindamine. Sinna oodati projekte, mille maksumus oleks üle 7,5 miljoni ja vooru eelarve oli 1 miljard. Hetkel on siis avatud väikevoorude projektide voor, kuhu siis oodatakse projekte vahemikus 2,5 miljonit kuni 7,5 miljonit ja seda kapitalikuludega. Ja vooru eelarve on 100 miljonit. Projekti elluviimise asukoht peab olema Euroopa Liidus, Norras või Islandil. Projekti investorid võivad olla Euroopa Liidu välised, aga projekt ise peab siis toimuma kindlasti nende riikide territooriumil. Taotleja saab olla siis ettevõte, avalik ühendus või rahvusvaheline organisatsioon. Projekti kestvuseks
on siis erinevad siuksed verstapostid. Et esiteks siuke finantsiline valmidus ehk siis inglise keeles financial close tuleb saavutada nii ruttu kui võimalik, aga mitte kauem kui 4 aastaga, mis tähendab seda, et siis kui 4 aastaga seda ei saavutata, sellisel juhul siis jääb projekti toetamine katki. Tegevusi tuleb alustada siis 2 kuni 3 aasta jooksul pärast finantsilise valmistuse saavutamist. Ehk siis ehituseks on nii 2 kuni 3 aastat ja seire ja aruandlus toimub 3 aastat pärast tegevusega alustamist. Ehk kui suurprojektide voorus oli seire ja aruandlus 10 aastat, siis väikeprojektides on see 3 aastat. Veidike ajakavast, et voor on hetkel meil on käimas. 10. märts on voorude esitamise tähtaeg. Hindamistulemused peaksid tulema umbkaudu 21. aasta augustis ja rahastamise lepingu läbirääkimised peaks siis toimuma 4. kvartalis siin 21. aasta lõpus. Huvitav aspekt, mida tähele panna siin juures on see, et kulud on abikõlbulikud taotluse esitamise ajast, mis tähendab, kui teil on mingi projekt, mida te viite niikuinii ellu, olenemata sellest, kas te saate toetuse sealt või mitte, siis te võite ka projekti tegevustega alustada, aga muidugi peab arvestama selle riskiga, et kui te toetust ei saa, siis teil projekt juba käib. Aga kui te otsustasite seda niikuinii ellu viia, siis ei tohiks ju selles muret olla. Nii, innovatsioonifondis siis hinnatakse 5 erinevat kriteeriumit, millele siis projekt peab vastama. On innovatsioonitase, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, projekti küpsus, skaleeritavus ja kulutõhusus. See oli nüüd siis selline väike sissejuhatus ning ma annan projekti hindamiskriteeriumite tutvustamiseks edasi sõna uuesti Kaiale, kes siis saab lähemalt rääkida. Nii, siis siin on sissejuhatuseks tõepoolest hea slaid ees, et siis jutt käib nende 5 klotsikese ümber ja siit järjest siis hakkame vaatama, et mis seal sisaldub. Et siis kõigepealt innovatsioonitase. Innovatsioonitaseme juures on siis oluline, et see oleks rohkem kui inkrementaalne ehk järk-järguline parendus. Ja lisaks, et ta oleks ka tegelikult mõjuga Euroopa Liidu poliitika eesmärkidele, et mõista, mis nende Euroopa Liidu poliitika eesmärkide all on mõeldud, et selleks siis on erinevad energeetika ja energiaintensiivse tööstuse strateegiad, tegevuskavad, mida tasub ka võib-olla selles taotluse koostamise etapis sisse korra vaadata ja vaadatagi, et kuidas siis see innovatsioon, mida te hakkate looma, läheb sellega kokku ja kui seal on nagu selline ühtne suund, siis kindlasti seda taotluses välja tuua, et see on lihtsalt teile endale kasulik, kui te suudate selle lingi või ühenduse nende poliitika eesmärkidega ja selle oma innovatsiooniga luua. Et need on siis sellised põhilist 2 asja. Siia ma olen nüüd kopeerinud taotlusest vormi ja siin on näha, et kõigepealt ongi siis state of art lahtrike, kus siis tulebki nagu võrrelda seda loodavat innovatsiooni võrreldes hetkeseisuga ja siis teine lahtrike ongi, et mis siis need on need tegevused, millega see innovatsioon luuakse. Ja lisaks siis on voorudokumendis eraldi lisa, see on lisa B, kus siis ongi kirjeldatud, et täpselt mida selle innovatsiooni all oodatakse ja kust siis leiab ka nagu suuniseid, et kus jookseb see innovatsiooni piir. Et see on ka kindlasti võib-olla dokument, et neid dokumente on palju, millega tutvuda, aga see on kindlasti üks nendest, see lisa B, millest alustada.
Järgmine hindamiskriteerium on ka väga oluline, see on kasvuhoonegaaside vältimise määr ja siis seal hinnatakse absoluutset tonni CO2 kokkuhoidu ja suhtelist, mis on siis protsendiga siin märgitud mul ja siis energiaintensiivse tööstuse puhul ka heitmete võrdlust siis heitmete kauplemise direktiivi võrdlusalustega, benchmarkidega ja biomassi, kui siis sisendiks on biomass, siis ka biomassi jätkusuutlikkust. Ja samamoodi siis nii nagu innovatsiooni juures oli voorudokumendil eraldi lisa, mille sisse vaadata, siis siin samamoodi tuleks alustada enne kui hakata neid arvutusi tegema, tuleks kõigepealt alustada voorudokumendi lisast, kus ongi seletatud lahti metodoloogia ja juhendatud tegelikult, millist metodoloogiat nüüd taotleja peaks valima. Ja kui nüüd seda lisa hakata sirvima, siis tegelikult võib-olla olekski hea kohe kõrvale võtta ka Exceli vormid, mis on samamoodi ette antud. Need leiab siis hiljem ma näitan ka kõik need kodulehed, need allikad, kus see info on üleval. Aga need on siis ka Euroopa Komisjoni innovatsioonifondi alalehel olemas. Ja siin ma tegin praegult ringi ümber ka, kasti ümber ka, ongi siis kui te nüüd klikite nendele, siis siit avanevad Exceli vormid. Nii et soovitame paralleelselt siis liikuda sellel juhendil, mis on see Wordi dokument ja nendel Exceli vormidel ja siis hakata sealt vaatama, et milliseid andmeid küsitakse ja kuidas te selle arvutuse käigu siis saavutate. Nüüd siin on näha, et siin on 4 Exceli vormi ja need, kui teie projekt on niinimetatud hübriidprojekt, et ta ei sobitu ei ühte ega teise, siis 9. detsembri Euroopa Komisjoni infoseminarilt ma siis kuidagi fikseerisin selle, et seal oligi öeldud, et sellisel juhul tuleb kombineerida neid metodoloogiaid. Nii, aga ja nüüd, kui hüpata jälle taotlusvormi, et siia ma olen kopeerinud lahtri taotlusvormist, siis siin taotlusvormis tulebki nagu veel üle kirjutada täpselt, kuidas seda metodoloogiat on kasutatud ja oluline on siis see Exceli vorm sinna lisada ja nagu ma mainisin direktiivi benchmarkide osas, et siin tuleb siis kui on kasutatud energiaintensiivse tööstuse seda metodoloogiat, et siis tuleb ka siis nende benchmarkide osas kirjutada lahti. Ja kus leiab need benchmarkid, et siin me oleme pannud teile siia slaididele ka lingi, et te saaksite otse selle lingi kaudu selle üles leida. Nii. Kolmas hindamiskriteerium on projekti küpsus ja projekti küpsuse juures hinnatakse elluviimise valmidust. See elluviimine valmidus tähendab siis nii tehnoloogilist kui organisatoorset ja ka teostatavust. Et seal on siis kohustuslik lisa on teostatavuse analüüs ja finantsilist küpsust. Ja lisaks siin siis ka on taotlusvormis, ma vaatasin väikeprojektide voorus oli natuke, väikeprojektide taotluses oli veidike seda vormi muudetud, et ka sellist hea tabelike oli tehtud, et mille põhjal siis kirjeldada riske ja kuidas neid ohjatakse. Siis projekti küpsuse juures küsitakse ka lubade kohta, et millised on juba olemas, milliseid veel hangitakse ja siit ma lugesin välja, et kui kõiki lubasid pole,
et siis see ei ole takistus, aga oluline on siis nende hankimise plaani kirjeldus, et millised load on vajalikud, mis etapis need hangitakse, et seda siis ka siin kirjeldada. Ja seal all oli kohe järgmine lahtrike, millega ma ka siia kopeerisin, ensuring public acceptance. Et see on ka võib-olla üks osa, mille peale mõelda, et võib olla nagu väga hea projekt ja vajalik projekt arendaja seisukohast, aga kui mõju hindamisest tuleb välja, et seal ikkagi on rohkem huvipooli ja see vajab aega läbirääkimiseks ja nii-öelda avalikuks aruteluks, et siis seda, mida te olete juba teinud, et see on ka nagu selline lahter, kus seda kirjeldada või mida teil on plaanis teha. Et selline lahter ka täiesti taotlusvormis olemas. Siis projekti küpsuse juures loomulikult oodatakse ka siis infot selle kohta, et kes on teised investorid, milline on omafinantseering ja siis riigi abi korral ka infot selle kohta. Ja kui on tõendusmaterjali selle kohta, on off-takerid või mingisugused muud laadi lepingud, et siis need saab lisadesse juurde panna. Ja siin nüüd ma olen veel vahele pannud selliseid ekraanitõmmiseid, et ma ei olegi maininud seda, et sellest tuleb tegelikult hiljem juttu, et üks sihuke hea infoallikas on, et kui teinekord väsite ära nendest dokumentide lugemisest, mis on väga sisutihedad ja ingliskeelsed ka veel, et siis üks koht, kus nii-öelda võib-olla maakeeli saab seda infot kätte, on küsimuste-vastuste plokk siis komisjoni lehel, kus ongi taotlejad küsinud, et hästi nagu lihtsas arusaadavas keeles ja siis selle küsimusele on vastatud, et siit ongi üks niisugune näide, kus ma olen kopeerinud ühe sellise kuvatõmmise just sealt samast küsimuste-vastuste osast ja seal ongi küsitud, et kas projekti võib siis ka, et kui ollakse taotlemas innovatsioonifondist, et kas samal ajal võib ka teisi siis kas riiklikke või Euroopa Liidu instrumente kasutada selle finantseerimises ja vastus on, et võib küll, et võib nagu nii-öelda kombineerida siis innovatsioonifondi teiste fondidega. Ja nüüd, kui teil tekib küsimus, et mis teised fondid siis on, et kus taotlema minna, et siis ma soovitan tegelikult tagasi kerida meie juulikuisele infopäevale, eestikeelsele ja seal on üks ettekanne, kus kolleeg siis tegi ülevaate, et mis need teised siis fondid või ja ka laenuinstrumendid on, kus selliste suurprojektide puhul tasuks vaadata. Ja riigiabi, jah, seda juba mainisin, et kui toetust antakse ka riigiabist, et siis see on vajalik märkida. Projekti küpsuse juures samamoodi üks uus asi võrreldes suurprojektide vooruga, et väikeprojektide vooru taotlusvormi on nüüd tehtud selline tore joonis, et hindajal oleks siis kohe visualiseeritud, et kes on need osapooled, projekti niinimetatud diagramm ja et mis on need rollid. Et kes on rahastajad, kes on investorid, kes on nõuandjad, kes on kliendid, et selline joonis siis oodatakse, et ta saaks täidetud ja nüüd jälle viidates sellele 9. detsembri webinarile, siis seal toodi ka eraldi välja, rõhutati, et vooru oodatakse taotlema turuvalmis projekte, niinimetatud close to market, kellel siis oleks juba sellised
pioneerkliendid olemas, keda saab siis ka taotlus mainida, aga see on lihtsalt üks kommentaar taaskord, et selline tsiteering, et mida oodatakse, et seda ei ole esitatud kui nõudena, et siin ma segamini nüüd räägingi, et mis on nõue, need on need kriteeriumitest tulevad välja ja siis vahele selliseid kommentaare, et erinevatelt webinaridelt, et mida oodatakse, mida nähakse. 4. hindamiskriteerium on projekti skaleeritavus ja siin siis hinnatakse projekti skaleeritavuse mõju regionaalsel tasemel, regionaalse majanduse tasemel, mõju sektorile ja mõju majanduse üleselt. Ja mis nad siis endas täpselt sisaldavad, et siin projekti regionaalse skaleeritavuse mõju siis projekti regionaalsel tasemel, näiteks enda jaoks teil kontrollküsimused, et milline on projekti edasine laiendamisvõimalus, kas see jääbki selliseks ühekordseks lahenduseks või on tal ikkagi laiendusvõimalus üle-euroopaliselt, ülemaailmselt. Milline on selle arenduse, selle projekti koostöö kohaliku majandusega? Kuidas on võimalik seda teadmust, mis nüüd selle projekti abil sündis, kuidas on võimalik seda jagada, milline on see strateegia, sest kindlasti nende projektide puhul on teatud osa teadmusest, mis jääbki sinna ettevõtte sisse ja nii-öelda kvalifitseerub ärisaladuseks või äriteadmuseks, aga milline on see teadmus, mida saab väljapoole jagada ja mida saab nähtavaks teha. Siis skaleeritavuse tulemusel, milline mõju potentsiaal selle sektori siis vähendamiseks, kasvuhoonegaaside vähendamiseks selles sektoris üleüldse ja millised on nõudluse ja pakkumise arvesse võtmine, kaasa arvatud eeldatud kulude vähenemine ja toormaterjalide piirangud ja seda nüüd siis vaadeldagi Euroopa üleselt. Ja siis majanduste üleselt, et potentsiaal kasvuhoonegaaside vähendamiseks majanduse üleselt ja siis kindlasti ka siin skaleeritavuse juures siis mõtestada enda jaoks, et milline on selle skaleeritavuse mõju, mõtestada hindaja jaoks, et mõju konkurentsile ja tarneahelatele üleüldiselt. Et siis kokkuvõtvalt selle asja tuum on see, et kuidas skaleeritavus mõjutab, kuidas see teie projekti skaleeritavus mõjutab majandust üleselt. Ja kõige viimane hindamiskriteerium on kulutõhusus. Kulutõhususe juures siis see nii-öelda arvutatakse kahe aspekti pinnalt, et millised on siis asjakohased kulud ja Euroopa Liidu toetus. Ja siin on selline valemike, mis on mul ka tegelikult tõlgitud siis viimase Euroopa Komisjoni webinari, 9. detsembri webinari slaididelt. Aga ma arvan, et see on päris hea ülevaatlik, et milline on abikõlblik kulu miinus siis omafinantseering ehk et mis on see Euroopa Komisjoni kulu selle projekti kohta ja jagatud siis kasvuhoonegaasi heitmete vältimisega 10 aasta jooksul, alates siis käitluse algusest. Ja siin, et siis seda võrrandit saaks teha, seal on samamoodi juhised kirjas, et kuidas seda kulutõhusust täpselt arvutada, aga väga jämedalt, et anda aimu, siis need abikõlblikud kulud või asjakohased kulud või relevantsed kulud, kuidas me siis iganes seda nimetame, aga nagu Kati-Liis juba ka sissejuhatuses mainis, et need on siis kapitalikulud, niinimetatud CAPEX, ingliskeelse lühend, ja sinna alla siis näiteks kuuluvad ehituskulud, infrastruktuurikulud, arenduskulud, aga seal näiteks oli mainitud ka immateriaalsed varad. Nii et sinna siis
tuleb arvestada kõik CAPEX kulud, aga nüüd kas ka hindaja silmis need kulud, mis projekti arendaja on arvanud CAPEX kuludesse, et kas ka hindaja silmis klapivad need sellega, et selleks on siis need projektid, kellega tahetakse minna lepingusse, siis nendele projektidele rahastuslepingu läbirääkimise perioodil, see on siis periood, kus on öeldud, et augustis, et projekt saab rahastatud, aga veel ei ole rahastuslepingu alla kirjutatud. Selles perioodis siis tegelikult needsamad, mis arendaja on arvanud CAPEX kuludesse, et need siis ka veel sertifitseeritakse audiitori poolt, sõltumatu audiitori poolt. Nii et seal nagu võib siis tulla mingid korrektuure, aga üldiselt jah, see on kõik sellise arenduse enda nagu põhjendamise küsimus, et millised kulud sinna CAPEX-isse arvatakse. Ja seda siis juba ka sai mainitud, et väikeprojektide vooru puhul siis need eelarved, CAPEX kulude eelarved peaksid jääma vahemikku 2,5 kuni 7,5 miljonit. Ja nüüd siis see huvitav osa, et kaalud, et vaatasime läbi need 5 hindamiskriteeriumit, aga millised need kaalud on. Et see viimane veerg, siis on näha, et kõige suurema kaaluga on innovatsioon ja projekti küpsus, et seal siis korrutatakse need maksimumhindepunktid 2-ga. Ja nüüd kasvuhoonegaaside vältimise miinimumlävendi kohta, et siin on märgitud, et pole, et seda küsimust, kellel tekib selle seoses küsimus, et ma väga julgustan meie küsimuste-vastuste sessioonis siis Marialt küsima selle kohta, et kasvuhoonegaaside vältimise kohta, et ma saan aru, et seal on see kujuneb välja see miinimum või see lävend selle kohta, millise projekte esitatakse ja sealt kujunevad välja need, et see nii-öelda järjestus, et kõige rohkem siis projekt, mis suudab kõige rohkem neid vältida, et see saab nii-öelda sinna üles arvestusse ja siis selle järgi see järjestus hakkab toimuma, aga et kuna ma ise selle hindamise juures ei ole olnud, et siis on võib-olla seda raske edasi anda nii selgelt ja lihtsalt, et seda julgustan siis küsima nüüd küsimuste-vastuste sessioonis. Ja siis hindamise protsess toimub sõltumatute ekspertide poolt, et need, kes on nüüd osalenud ka Euroopa Komisjoni webinaridel, need on kindlasti kuulnud, et Euroopa Komisjon igal webinaril siis kutsub üles ka kõiki eksperte liituma selle ekspertide ringiga, kandideerima oma siis CV ja selle CV saatma ja huvi üles näitama, et me ei tea, kui palju on Eestist neid eksperte seal juures hindamas, aga nii nagu siis Euroopa Komisjon kutsub üles ennast nii-öelda üles andma ekspertidele, et siis ma seda sõnumit levitan ka siin, et need eksperte kogu aeg siis oodatakse nii suurprojektide puhul kutsuti üles kui nüüd ka väikeprojektide vooru puhul. Siis nagu ikka ekspertidele ja sellises positsioonis neile kohalduvad konfidentsiaalsuse reeglites kinnipidamine, huvide konflikti kontrollitakse ja mis on võib-olla oluline ja taotleja seisukohast ka selline väljakutseid esitav on see, et mitmed eksperdid eri valdkondadest vaatavad taotlust ehk et süsiniku kinnipüüdmise tehnoloogia taotlust võib vaadata taastuvenergia ekspert ja vastupidi, mis selles suhtes jälle taotleja seisukohast tekitab olukorra, et ühest küljest on oluline see taotlus kirjutada nii selgelt lahti, et see oleks ikkagi arusaadav ka taotlejale või hindajale eksperdile teisest valdkonnast. Et kui ka mingisugused sellised lühendid, mis muidu ütleme näiteks taastuvenergia sektoris on täiesti levinud, neid kasutataksegi lühendina ja neid ei kirjutata lahti, et siis võib-olla
et teha lihtsalt enesele sellist enesekontrolli, et kas võib-olla kellelegi anda lugeda, kes ei ole sellest valdkonnas, aga kellel muidu inglise keel on hea, et teha lihtsalt sellist kontrolli, et kas ka teise valdkonna ekspert saab aru sellest. Ja mis on ka võib-olla selline väga rõõm on näha, et siis innovatsioonifondi puhul kogu hindamise aruannet jagatakse taotlejaga. Et siin see on ka nagu väga oluline, et kuna oodatakse ju arvestatakse, et kui esimeses voorus projekt ei olnud võib-olla edukas, siis tegelikult ju oodatakse seda uuesti taotlema, kui see oli tegelikult hea projekt ja just sellel hetkel on ju väga oluline see, et saab siis täpselt tagasisidet, et kus jäid need puudujäägid võrreldes teiste projektiga, kus saadi vähem punkte, et see on hea, et seda aruannet jagatakse. Ja kriteeriumi hindamise järjekord ongi siis nagu ka nendelt kaaludelt välja tuli, on innovatsioon, seejärel projekti küpsus, kasvuhoonegaaside vältimise kriteerium ja siis kolmandaks skaleeritavus ja kulutõhusus. Nii et see on mõnes mõttes, meil on olnud, ma hüppan nüüd korra tagasi siia ettepoole, et meil on olnud ka sellistel nõustamistel või kohtumistel juttu, et kas näiteks projektil tasub küsida vähem kui 60% seda kaasfinantseeringut, et äkki oleks tark küsida 50%, et siis saada natuke rohkem punkte. Et siin nagu tasubki vaadata, et kui te näete, et teil on siis innovatsioonis või küpsuses või kasvuhoonegaaside heitmete vältimises teil võib-olla ei ole võimalust saada väga häid punkte, et teil on sellised keskmised tulemused, et siis võib-olla tõesti tasub ka mõelda, et kas äkki seal kulutõhususe kriteeriumi juures siis seda kaasfinantseeringu määra, mida küsima minnakse, vähendada, et sealt saada natuke rohkem punkte. Et mul on tunne, et see on selline koht, kus kui see projekti taotlus on valmis, et siis võib-olla võtta ka keegi konsultant kõrvale ja käia läbi ja mõelda, et kus mida tasuks timmida, et ka punktide mõttes oleks see taotlus potentsiaalikas. Ja mis nüüd ma olen tegelikult hindamiskriteeriumite osaga ühel pool. Ja nüüd võib-olla siin mõned slaidid selle kohta, et mis on sellised korduvad küsimused, mis ikka, kui me oleme nüüd see pool aastat ja juba natuke rohkem tegelikult ettevõtetele olnud saadaval selliseks Eesti tugipunktina, et mis küsimused on huvitanud, et mõned slaidid ka selle kohta. Et väljamaksed, selle juba siis Kati-Liis ka sissejuhatuses tegelikult mainis, et alati huvitab ka investorite kaasamisel on ju see küsimus, et rahavood, et kuidas need väljamaksed toimuma hakkavad. Ja siin on võib-olla selline huvitav termin, mille ma natukene peatun, on siis milestones. Et milestones ehk eesti keeles siis verstapostid, need paneb taotleja ise paika, millised on sellised verstapostid tema projektis ja need vaadatakse siis üle rahastuslepingu läbirääkimiste etapis ja need väljamaksed siis tegelikult hakkavadki nende milestone'ide verstapostide järgi toimuma. Nii et paljuski see on taotleja enda sättida, kuidas ta neid verstaposte näeb. Tuleb järgida loomulikult neid kahte põhimõtet, nagu ennem sai ka mainitud, see on siis nii-öelda finantsilise valmiduse saavutamine ja siis projekti selle tootmise või käitlemisega alustamist, neid tuleb loomulikult jälgida, aga seal vahepeal need sellised verstapostid, need on siis taotleja endal sättida ja need siis vaadataksegi üle rahastuslepingu läbirääkimiste etapis. Ja seda nüüd siin slaidil ei ole, aga lisan lihtsalt juurde, et seda Euroopa Liidu poolset toetust, seda on siis võimalik nii-öelda täies ulatuses
ka kätte saada, kui on siis vähemasti 75% lubatud sellest kasvuhoonegaaside heitme vältimisest saavutatud. Et kui te taotluses näete ette üht numbrit ja reaalsus on see, et ta seda ei saavuta, siis selleks, et saada nagu neid lõplikuid väljamakseid, peab vähemasti 75% lubatus saavutama. Nii, see oli siis väljamaksete kohta, aga siis mida ka juba, kui Kati-Liis rääkis rollidest, et mis rollid on erinevatel institutsioonidel innovatsioonifondi juures, siis üks roll, mis on siis Euroopa Investeerimispangal, EIB-l, on Project Development Assistance ja see on siis nendele projektidele, kes on hindamisel on näha, et nad on täitnud kasvuhoonegaaside heitme vältimise miinimumnõude ja nad on projekti küpsuses saanud ka 50% punktidest, aga nad ei pääsenud edasi. Ent hindavad, näevad projektis potentsiaali ja leiavad, et nüüd sellise projekti arendamise toe abil saab küpsust parandada. Ja siin on siis Euroopa Komisjoni poolt pakutakse ka 9. detsembri webinaril välja hüütud, et sellest voorust siis planeeritakse sellist PDA tuge pakkuda 20 projektile. Et miks me sellest räägime, on võib-olla sellepärast, et need projektid, mis ei pääse edasi ja selleks, et ikkagi aasta pärast uuesti minna taotlema, et tegelikult see on suur asi, kui siis aastakeseks on kõrval Euroopa Investeerimispanga poolt selline tugikonsultatsioon, mis tegelikult hoolitseb selle eest, et selle aastakese jooksul, mis te planeerite uuesti minna taotlema, et see projekti arendatakse, et tegelikult see võib olla väga suure väärtusega, et seetõttu ka sellel hetkeks peatume. Ja siis olen siia nüüd kopeerinud rahastamislepingu näidise, et võib tunduda, et miks ajast ette hüpata ja juba rääkida rahastamislepingust, kui alles käib taotlemine, aga sellepärast, et paljudele vastustele leiab tegelikult siit sellisest näidis rahastamislepingust vastused. Paljudele küsimustele leiab vastused ja just ka nende tingimuste kohta ja me oleme märganud, et ka investoreid huvitab see, et mis tingimustel ikkagi innovatsioonifond rahastab ja sellised just lepingumised tingimused leiab sellest. Ja siit näiteks leiab ka infot selle kohta, et kui te juba näiteks praegu ette teate, et teie projektis võib tulla muudatus sisse, et praegult on üks plaan, aga kuna see periood võib olla pikk, 8 aastat, 10 aastat ja tegelikult teil on juba praegu teada, et seal võib ette tulla muudatusi, siis näiteks kuidas neid muudatusi käsitletakse, millised muudatused on võimalikud, milliste muudatuste puhul tuleb lihtsalt selline ametlik kirjavahetus, milliste puhul tuleb lepingu muudatus, et sellistele küsimustele leiab vastuse just siit näidis rahastamislepingust. Ja nüüd siin lõpetuseks ka mõned slaidid praktilise poole pealt, et kui teil nüüd selle info põhjal tekkis arusaam, et see innovatsioonifond võiks olla sobilik teie projektile, aga et millised on ikkagi, kuidas sinna taotluskeskkonda saada, et siis mõned slaidid ka selle kohta. Et kõigepealt siis te satute, kui te klikite innovatsioonifondi peale, et te satute sellisele üldlehele, kus on siis kõik voorud dokumendid, kõik need lisad, need Exceli tabelid, aga sellelt lehelt veel taotlema hakata ei saa. Sealt tuleb alla kerida, seni kuni tuleb koht Start Submission ja võt seal selle kaudu, see on nagu ühendus sinna keskkonda, kus alles asuvad taotlusvormid.
ja kui te sinna vajutate, siis teid juhendatakse siis teise keskkonda, Euroopa Liidu autentimiskeskkonda, kus tuleb teha ennast siis kasutajaks ja sealt selle kaudu siis tekib ligipääs sinna taotluskeskkonda. Nii et lühidalt siis kõigepealt, kui te olete selle innovatsioonifondi kodulehel, sealt te saate kõik info kätte, aga taotluskeskkonda siis juhatatakse teid teise keskkonda, et lihtsalt, et on teada, et kui te kohe esimese korraga ei leia, et see ongi veidikene sihuke teekond sinna õigesse kohta. Aga nii, siin ma olen nüüd seal taotluskeskkonnas sees. Ja ikka selleks, et pääseda nende vormideni ligi, tuleb kõigepealt luua endale siis selline project identification code, pikk kood, et siis lihtsalt teile teadmiseks, et sellest ei pääse, et enne sinna nii-öelda sisuliste taotlusvormideni ei jõua, kui see sammuke on ka tehtud. Ja selle pikk koodi loomisel siis tegelikult peaks ka olema need andmebaasid nii ühendatud, et kui te nüüd sinna ärinimetuse juba panete, et siis toimub pakutakse juba ise teie andmeid, aga mõningal juhul võib-olla mitte, et lihtsalt, et seal võtta nagu hetke, et see kood luua. Nii. Ja nüüd see siin on siis pilt, kus juba peaaegu taotleja on taotlusvormide juures ja siin ma lihtsalt panin sõõri ümber sellele infole, et mõte on see, et kuna see taotluskeskkond võib olla selline uus, jälle üks keskkond, kus tuleb hakata orienteeruma, et kui te näiteks olete juba taotlusega üsna valmis, et kogemata esitate selle ära või vastupidi, näiteks arvategi, et soovite esitada selleks, et soovite juba abikõlblike kuludega pihta hakata, nagu Kati-Liis alguses mainis, et kulud on abikõlblikud alates taotluse esitamise hetkest. Aga kui teil ikkagi selgub, et soovite teha muudatusi enne 10. märtsi, et siis selle slaidi mõte on see, et näidata, et tegelikult taotlusvormi saab esitada nii mitu korda, kui on soov kuni 10. märtsini. Et kui te ühe korra ära esitate, siis tegelikult te saate selle nii-öelda üle esitada ja kehtima jääb ikkagi see viimane. Nii, ja siis kokkuvõtteks siia olen kopeerinud taotlusvormist tabelikese, kus on siis hästi näha, et mis on need nõutud dokumendid, et tänasele infopäevale registreerinute hulgas oli ka palju just küsitud, et mis siis ikkagi on need nõutud lisad. Et siin siis Kadri oma järgmises ettekandes Kadri Adrat teeb ka juttu, peatub natuke nendel lisadel, aga siin siis selline ülevaade, et mis on nõutud siin slaidil praegult ja mis on nõutud PDF formaadis, mis on nõutud Exceli formaadis ja võib-olla mis on ka oluline, et ületatud leheküljed jäävad hindajatele nähtamatuks, et seetõttu tasub ka nende lisadega paralleelselt, kui te hakkate paralleelselt tegelema taotlusvormiga, et paralleelselt tegeleda ka lisadega, et need käivad nagu selles suhtes käsikäes, et taotlusvormis tuleb nii viidata nendele lisadele ja siit on nagu näha ka, saab siis sättida ka, et mida on võimalik taotlusvormis ära kirjutada ja mis info jääb lisasse ja kuidas siis sellele viidata. Et ma vaatan korra ise ka sellele otsa, et mida siin täpselt välja tuua. Jah, et võib-olla nagu üks asi on näiteks description of the profiles of the people, et siin ka juba hakata neid CV-sid koondama ja selliseid tüütuid asju, et võib-olla nendele nagu varuda aega, et nad hiljem lisaks tüütusele ei kujune ka selliseks kiireloomuliseks. Aga see olekski minu poolt kõik. Ja nüüd tegelikult siis 20 minutit küsimusteks vastusteks ja siin tegelikult
ma annangi siis sõna oma kolleegidele Eva, Ingritile ja Kadrile ja siis ma korra räägin ka oma kolleegi Mariaga Euroopa Komisjonist, et anda talle märku, et me oleme nüüd jõudnud sinnamaani. Hi Maria, are you there? Yes, I'm here. Yes. Okay, I have finished with my slides about assessment criterion. I don't know if you followed, but we did the translation from your slides, so we hope that we managed. But I will now give word to Eva, Ingrid and Kadri. They will continue in Estonian, and if the question is in English, they will translate it to you. Aga Eva, Ingrid ja Kadri, ma siis annan nüüd sõna teile. Tere! Kajab vist. Hello, Maria. Yes. Sorry, do you want me to read the questions? No, that also, but we will ask them orally also. The first question came at, is it necessary to consider unpredictable costs in project budget and in what amount? So this, well, I am not quite sure I understand what unpredictable costs means, but I suppose costs have to be considered in a conservative manner. So when projects are doing their feasibility studies, but later on like detailed design studies, there could be cost overruns. So I think it is important that projects foresee that costs could be higher than they have foreseen, but it has to be in a reasonable amount. So once projects have done a very detailed study of the costs, the reasonable amount, I suppose, would be about 10%. If a project is still at feasibility study, then the cost overruns, so the cost uncertainty can be quite high. But that is linked to project maturity. So it has to be explained by the projects how certain the project costs are and what is the expected uncertainty of these costs. So in principle, yes, it is possible, and I think it would be advisable to be a bit conservative and foresee unforeseen costs or costs that would increase, but it has to be very, very well justified because it goes a little bit against the project maturity. The more projects are uncertain about the level of the cost, the more they will be actually assessed as not mature. So, and we, as you know, we are looking for very mature projects that are ready to start basically more or less once the grant is given. I hope that explains the question. And I just want to remind that at grant preparation, the costs will have to be accompanied by a statement of a financial auditor. So there will be a financial auditor, an external one that the projects will need to find to check the costs. So be mindful of that as well. Thank you. And the next question is, in Horizon program, there is indirect costs rate included. Is the same in Innovation Fund? That the costs include indirect costs rate as in Horizon program? I believe that is mostly to do with operational costs, in which case if these indirect costs are linked to operational costs, they are excluded. So what we cover only is 60% of the capital costs. So if in a way, if they are indirect costs linked to the capital cost, which could be the case, like project management could be part of capital cost, then this could be included. And this will be up to the project to explain what are these indirect costs. But we don't have a specific rate. It has to be linked to the project in question and explained by the applicant why they are such overhead costs
included, but they need to be linked to the capital cost. Thank you. This must be answered the question. And the next one is, in case the grant is decided and during the project there are appearing unexpected costs like ramping up or monitoring period, force majeure, if profitability changes due to the change of local legislation, both negative or positive direction, how does it affect the final grant amount? Well, in fact, we cannot increase the grant amount. That is one thing which applicants should bear in mind, because it is set. So we can decrease it, but we cannot increase it. That is quite unfortunate, I understand. But what could be possible is if there are force majeure circumstances. That will be the only exception, I would believe. But I wouldn't rely on that. I mean, for example, at the moment we have this COVID crisis and we have a similar program where we have considered this as a force majeure circumstance, but we don't actually increase the grant. What we give is more time for the project to be delivered, because this is what the impact of the crisis is, very big delays. So I think this is a bit linked to what I said already before. Projects should very carefully think what can happen in the future and foresee some amount of the cost related to this possible circumstances, but they shouldn't exaggerate this. So it is very, very limited. So I just want to also note that, of course, we're talking to capital costs. So in the monitoring period, normally, I mean, the monitoring period for the program, of course, it starts from grant signature, but if you mean monitoring period for operation, these are these 3 years when we look at the performance, whether the project has delivered as promised. So this is after capital costs have been incurred. So normally there should be only operational costs. So if there are problems during this monitoring period, in any case, this is after the capital costs have been incurred. So that is linked to to the operational costs and revenues also possibly, which is outside the scope of the Innovation Fund grant. And also what I want to underline, most probably you have explained this, is that we expect projects to achieve 75% of the greenhouse gas emission performance. So there's already some flexibility that if there are some delays, for example, or if the project is not able to ramp up to 100%, but is managing still to deliver 75%, there won't be an impact on the grant. Thank you. And there are a few questions about feasibility study and which parts of feasibility study are considered most important in the evaluation process. Yes, so feasibility study is there to demonstrate that the technology or the innovative solution, because we of course are talking also about business model solutions, so that the innovative solution is technically feasible. So what it is important is to explain how the technology, I'm still referring to technology because in most cases it will be technological solutions, how this technological solution has performed at a previous technical readiness level. So normally what we expect is that projects have demonstrated or tested the technology at a pilot scale and they go at a higher technical readiness level. So what is really important is to explain how the technology has performed at the previous TRL level and what are the expectations for the TRL that is aimed by the project, and to substantiate these claims. So that is what we are looking with the feasibility study, to demonstrate that the technology is feasible, to provide sufficient evidence actually that the technology has been tested. It can be tested also by partners. I mean, it can be that the project
applicant, so the applicant is just a project developer, then in that case, of course, this applicant has to provide evidence from the technology developer, but sufficient evidence and explanation in this feasibility study that the technology, at what level, at how it has performed, and what are the expectations at the TRL level, at the scale that is envisaged by the project. If we don't provide indeed a table of contents for the feasibility study, so what we say always is look at the application form, and especially when it comes to implementation maturity and financial maturity, look at the boxes in the application form and the questions that are asked there. So ideally in the supporting documentation, which is the feasibility study and the business plan, you should provide further explanation to explain better basically what is in the boxes there, what are the questions we are asking in the boxes, because we don't have a table of contents, requirements or suggestions for the feasibility study and business plan. This is something which most probably we will develop for the following calls, but we still don't have it for this call. Mm-hmm. Thank you. And about the feasibility study, in case the applicant has previously been involved in the same specific area, had done previous work, this feasibility study has to include the previous experience in this particular area. Yes, this is exactly that is really very important actually, to explain the experience with this technology in the past. This will give assurance to the evaluators that the applicant has the capacity to deliver this technological solution, that the applicant is aware of the possible technical risks and knows how to address them. Actually, I would underline the question of risks overall to do with the technology, to do with the market, to do with the financial model. It is extremely important that project applicants think, first of all, identify all the risks that are to do with project implementation overall in all possible areas, and provide very good solutions what to do if the various risks occur. So you have to have remediation measures, and this will show that you understand the technology, the project development risks, and you know how to address them if these risks materialize. This is something which evaluators are looking at very carefully. Mm-hmm. And there is also a question, but maybe the previous one answered it already. At feasibility study, can it be clearly referative, or should it rely on deeper analysis of financial model calculations? So feasibility study can be an existing one. It doesn't need to be specifically written for this application. So in that case, if it's an existing one, it should be referred to, of course, in the application form to various parts. What is important, of course, is that the financial plan, that the business plan, the financial model, they all are consistent with the feasibility study, with the technology that is envisaged. So that is something that is important, that there is a consistency in the scale, in the in the technological solution, in the market. Of course, that's kind of it sounds normal, but the applicants should really make sure that everything is aligned in the various documents. Mm-hmm. Thank you. And there is a question about large scale projects call, and what was the total number of projects applied, and what was the budget of this whole project together, if you know? Yes, so there was we received slightly more than 300 applications. A few applications were found not eligible or admissible because of lacking documentation, or they were just not situated in the EU. So the eligible applications which we are currently evaluating
are 292. So yes, this is 311. From these 311, we have 292 eligible applications. So they requested, the 311 actually requested more than 21 billion euro, and we have 1 billion euro in the first call. So very big oversubscription. I just want to remind here that we have a second two-stage call for large scale. So at the moment we are running the evaluations, and we will admit 70 proposals to second stage. So this is where we are, more or less. Mm-hmm. Okay, thank you. We managed some questions more about the project OPEX and the time frame. 3 or 10 years, and the internal rate of return with and without Innovation Fund support. Mm-hmm. And about the time frame. Yeah, so in fact, we have by default a monitoring period of 3 years after entry into operation. But we recognize that in some cases, projects will want actually a longer period of time in case there is a ramping up period, and maybe project is expecting to enter stable production only in the third year. So in such cases, actually projects can request a longer monitoring period up to 10 years. It can be 4, it can be 5. It depends on the project. We don't advise to go to the full 10-year period if not necessary, because this would mean that projects will need to submit annual reports, for example, knowledge sharing reports every year after entry into operation. Of course, we welcome that. If it is necessary, that is fine. So I think that is what I can say for this period between 3 and 10 years. On the other hand, for the calculation of greenhouse gas emission avoidance, for example, please be careful to calculate over 10-year period of time. It's always 10 years because to ensure comparability across all proposals, and also because in the cost efficiency, also we have a 10-year period for the absolute greenhouse gas emission avoidance. But this 10-year period, of course, if you choose a 4-year period, will be actually recalculated. So we will look only at the 4-year period. We won't be expecting that projects will deliver all the emission avoidance that they calculated for 10 years only in 4 years. So there will be a recalculation in the grant agreement. Then there is a question on the internal rate of return before and after. So, I mean, the internal rate of return has to match the financial model and the expectations of the projects. We don't have any prescribed internal rate of return. It depends very much on the sector. It depends very much on the future application of this technology by the company. So it can be still a very low internal rate of return after the Innovation Fund grant. And a project may be considered viable if, for example, the applicants believe in this technology and that is investment for them for the future. Even if the current project won't be very profitable, but they want to invest in it, internal rate of return is very high. On the other hand, perhaps that would pose some questions. Why would you need the Innovation Fund? But so long as there is a good explanation of the internal rate of return, this should not be a problem. So we don't have any minimum or maximum. It has to be justified and demonstrate still overall, the applicants should demonstrate that what they propose with the Innovation Fund grant is viable. They can find the additional resources they need, either by their own investment or by financial institutions, by member state support. They have to present a coherent story and convincing one. Thank you. And the last question for this session to Maria is the company wants to build a hydrogen technology demonstration station.
Later, the intention is to start producing and marketing similar stations on which the business plan should focus whether to operate a demo station or sell stations in the future. So the business plan should focus, it should have both elements, I would say. So the business plan should have definitely the element of the demonstration, because this has to be consistent with the explanation of the cost, the financial model for the project in question. But it will help very much to understand what the project is aiming at if the applicant is able to explain the next steps. So how, what expansion the applicant is planning or envisaging to have. So how the market, what part of the market this technological solution will immediately aim at. And this can be considered also under scalability, because scalability, as you know, is first of all at project level. So what would be the next steps? So I believe in principle, it is good for all projects to have a vision for the future. So how are they going to use the technological solutions in the future? It doesn't necessarily need to be always in the business plan. If possible, this will be welcome. Thank you, Maria, very much for your answers. Please stay with us for next questions and answers round. And I will give floor now to Kadri Adrat from Civita Consultant Bureau. Thank you, Maria. You're welcome. Ja, Kadri, ma lõpetasin ekraani jagamise, et sina saaksid ekraani jagada. Ja, tere, ma proovin kohe. Ja. Nii, minu ekraan peaks olema nüüd nähtav. Ja, on küll. Väga hea. Tere veel kord kõigile minu poolt. Mina olen Kadri Adrat konsultatsiooni ettevõttest Civita ja mind Kaia või KIK tegelikult palus täna siia rääkima just eelkõige sellest vaatest, et millised olid meie kogemused suurprojektide voorus, kui me aitasime oma klientidel neid projekte kokku panna ja proovin välja tuua täna sellised peamised nõuanded, mis meil sellest kogemusest tekkisid või mida teil võib-olla oleks hea arvestada, kui te hakkate oma projekte ette valmistama või projektitaotlusi ette valmistama. Civitast pikalt ei räägi, et oleme konsultatsiooni ettevõte ja sügisel oli meil suurprojektide voorus kogemus mitmel erineval moel klientidega koostöös. Ehk et me koostasime osadele klientidele taotlusdokumendid algusest peale ise, loomulikult koos kliendiga, koos kliendi panusega ja meil oli ka neid kliente, kes tegelikult tegelesid selle taotlusdokumentide kokkupanekuga ja sisu loomisega ise, aga meie ülesanne oli seal juures siis lihtsalt nõustada, läbi lugeda, tagasisidestada või nagu nõu anda. Et selles suhtes nägime mõlemat poolt, et kuidas on innovatsioonifondi projekti kokku panna siis, kui teeme seda meie kliendilt saadud infobaasil või kliendi abiga ja kliendiga koostöös ja kuidas on või mis küsimused või probleemid võivad tekkida siis, kui klient ise seda või ettevõtted ise oma dokumente kokku panevad. Nüüd enne, kui ma selliste peamiste nagu tähelepanekuteni lähen, siis lühidalt ülevaade või selline võrdlusmoment, et mida nõuti suurprojektide voorus ja mida nõutakse nüüd väikeprojektide voorus. Laias laastus on tegelikult see sisu, mida projektidest näha tahetakse või taotlustes näha tahetakse sarnane. Seda nii oma sellise sisu poolest kui ka mahu poolest. Et ka suurprojektide voorus oli küsitud teostatavusuuringut, äriplaani, projektiplaani, kasvuhoonegaaside kalkulatsioone ehk kasvuhoonegaaside emissiooni vähenemist põhjendavaid või välja toovad kalkulatsioone. Nüüd erisusena, mida seekord sellisel kujul ei nõuta või mida väikeprojektide puhul sellisel kujul ei nõuta, on projekti kulude või siis nii-öelda asjakohaste kulude arvutused ehk et suurprojektide voorus
selleks, et teada saada, et millised on projekti asjakohased kulud ja milliseks lõpuks kujuneb see potentsiaalne toetus, oli välja töötatud eraldi metoodika, eraldi arvutusfailid, mille pidi siis nagu läbi tegema ja selle järgi siis projekti eelarve paika panema, et seekord nüüd seda sellisel kujul ei ole. Projekti asjakohased kulud on puhtalt CAPEX või kapitalikulud ja selles suhtes on mõnevõrra lihtsam. Ja siis loomulikult taotlusvorm, et projekti selliste nõudmiste või dokumendi nõudmiste juures peamine erinevus oligi see, et kui väikeprojektide juures on taotlusvorm ja projektiplaan näiteks kokku integreeritud, ehk et see info tuleb ikkagi esitada, aga lihtsalt nüüd siis taotlusvormis, siis suurprojektide puhul olid lihtsalt need dokumendid olidki eristatud ja erinevad. Ja nagu Kaia ütles, siis tegelikult see lehekülgede piirmäär, mis ma siia ka välja olen toonud, et see on nüüd asi, millest tuleb kinni pidada, sest et tõesti hindaja ülemääraseid lehekülge ei näe, ehk et sellisel juhul see info, mis on nii-öelda lisalehekülgedele kirjutatud, läheb kaotsi, et sellega tegelikult tuleb tugevalt arvestada ja proovida ennast ikkagi kogu vajalik info nende lehekülgede peal edasi anda, mis on nõutud. Aga millega siis arvestada või mis meil sellised peamised soovitused nende projektitaotluste kokkupanekul on või projekti taotluste kokkupanekul tekkisid? Et esimene asi kohe kindlasti, kui hakata mõtlema taotlemisele ja taotlusdokumentide koostamisele, siis hinnake projekti sobivust. Et siin varasemast ettekandest käis ka see läbi, aga ma rõhutaksin tegelikult veel kord üle, et lugege läbi see call text, mis on innovatsioonifondi taotlusvooru juures kirjas, kus on lahti selgitatud ka tegelikult nii ootused sellele projektile, sellele, et milliseid tulemusi tahetakse projektides näha, kui ka hindamiskriteeriumid. Et hindamiskriteeriumite puhul just eelkõige proovige aru saada sellest, et kas see tehnoloogia, mida te tahate projekti käigus arendada, vastab näiteks oodatavale innovaatilisuse määrale või et kas seda projekti on sellisel kujul võimalik skaleerida või tehnoloogiat on peale projekti võimalik skaleerida, sest et call tekstis on hindamiskriteeriumid lahti kirjutatud, seal on lühidalt selgitatud ka seda, et mis on iga hindamiskriteeriumi sellised nagu miinimumtasemed, mille kindlasti peab saavutama, et see nagu vaadake kindlasti üle või see tuleks läbi vaadata, läbi mõtestada, sest et siit võib juba tekkida see arusaam, et tegelikult see projekt ikkagi päris hästi võib-olla siia taotlusvooru ei sobi ja toetuse taotlemiseks või oma investeeringu tegemiseks siis saaks hakata vaatama võib-olla mingeid teisi taotlusvoorusid või siis ka teisi rahastusvõimalusi. Siis kindlasti tuleks enne sellise suurema töö alustamist läbi mõelda, mis on CAPEX, kui suur on selle projekti kapitalikulu ja sellest tulenevalt siis ka potentsiaalne toetus. Et nüüd väikeprojektide taotlusvooru puhul on see seos kapitalikulu ja sellest saadava toetuse vahel natuke paremini mõistetav või ta on rohkem üks-ühele mõistetav, aga suurprojektidest, kui näiteks keegi on huvitatud minema uuesti järgnevatesse suurprojektide voorudesse, siis seal see nii üks-üheselt mõistetav ei olnud, ehk et projekti potentsiaalset toetust ei saanud tegelikult teada selle järgi, et arvutasite välja oma kapitali või investeeringu kulu, võtsite sellest 60% ja siis selle nagu panite nii-öelda toetuseks. Et need mõttekäigud või need arvutuskäigud tasub läbi teha, sest et meil oli projektide puhul ka selliseid juhtumeid, kus tegelikult just tänu selle relevant cost'i metoodikale, mida suurprojektide puhul rakendati, ilmnes, et see toetus on investeeringukuluga võrreldes, tegeliku investeeringukuluga võrreldes niivõrd palju väiksem, et selle projekti ettevalmistamine ei ole võib-olla kõige mõttekam. Ja taaskord saab siis mõelda juba täiendavatele või muudele rahastusvahenditele.
Siis kasvuhoonegaaside emissiooni vähenemine, et selle jaoks on jah ka nüüd väikeprojektide voorus olemas eraldi metoodika, Excelis tehtud arvutusfailid, et selle sisu või kasvuhoonegaaside potentsiaalse emissiooni vähenemise sisu või selle tulemuse võiks juba varakult läbi mõelda, sest et kuna esiteks mõjutab see hindamist või projekti tulemust või projekti rahastamist hindamise käigus ja teiseks mõjutab kasvuhoonegaaside emissiooni vähenemine lõpuks ka projekti toetuse väljamakseid, siis sellest taustast nagu arusaamine sellest, et kuivõrd palju minu projekt või tehnoloogia siis üldse võimaldab kasvuhoonegaaside emissiooni vähendada, et see on oluline. Ja lisaks on siin hakkab mängima see ka, et kui me räägime kuluefektiivsusest, kus siis võrreldakse nii-öelda 1 tonni CO2 ekvivalendi maksumust ehk et seda mitu toetuseurot läheb 1 tonni CO2 ekvivalendi vähendamisele, siis seal see minimaalne suhe, mida peab saavutama, või vabandust, maksimaalne suhe, mida peab saavutama, on 600 eurot. Ehk et kui juba selle kasvuhoonegaasi nagu 1 tonni vähendamine läheb kallimaks maksma, et siis see tähendab omakorda seda, et projekt on juba tegelikult hindamiskriteeriumist saanud 0. Ja siis muidugi innovaatilisus ehk et mõelda sellele, et kas ja milliseid sarnaseid tehnoloogiaid täna veel turul üldse on. Ja kui midagi ikkagi sarnast on või see state of the art on teada, et siis mis on see, mis teeb minu projekti ainulaadseks või mis on see innovaatilisuse aspekt seal juures, et mis tõstab seda tehnoloogiat teistest turul olevatest tehnoloogiatest oluliselt esile. Kuna see on ka üks olulisemaid hindamiskriteeriume projektide rahastamisel, siis sellised mõttekäigud peaks olema juba läbi mõeldud enne, kui taotluse dokumente hakata kokku panema ja siis selle baasil saab hakata juba edasi liikuma, et kui tundub, et ikkagi kõik need miinimumtingimused on täidetud. Nüüd taotluse enda kokkupanekul võib-olla 2 sellist olulisemat aspekti on see, et taotlusest peaks välja tulema selline läbiv storyline või läbiv mõttekäik. Ehk et mis on see probleem, mida tehnoloogiaga täna lahendama hakatakse, mis on see laiem probleem, mis vajab lahendamist, milline on see lahendus, mida siis projektis arendatav tehnoloogia pakub ja lõpuks siis see tehnoloogia kirjeldus ehk et ülevaade sellest, et kuidas see tehnoloogia siis neid lahendusi pakub, kuidas ta probleeme lahendab. Ja nagu Kaia korraks ka mainis, et siis tegelikult tuleb arvestada sellega, et kõik hindajad ei ole vastava valdkonna inimesed. On näiteks ka neid hindajaid, kes on täiesti ärivaldkonnast või ärikonsultantidena tegevad. Et see nagu tehnoloogia kirjeldus ja kogu see nagu projekti nii-öelda lugu peaks olema arusaadav ka neile, kes tegelikult võib-olla selle tehnoloogia või selle tehnoloogia valdkonnaga kursis ei ole. Mida me hästi palju nägime just eelkõige nende projektide puhul, kus taotlejad ise kirjutasid ja taotlejad ise projekte või dokumente koostasid, oli see, et oma argumente ei selgitatud. Ehk et väga palju päris sageli käis läbi see nagu mõtteviis või lähenemine, et kas või kui me räägime tehnoloogia valmidustasemest või TRL-ist, et siis hindaja peab usaldama seda, kui ma ütlen, et minu tehnoloogia on näiteks TRL 5 tasemel. Aga tegelikult peaks sinna taha tekkima nagu see põhjenduste jada või argumentide jada, et mille alusel te seda väidate, et see tehnoloogia valmidustase on selline või ka näiteks innovaatilisuse puhul, et mille alusel te väidate, et teie tehnoloogia on innovaatiline, mille poolest ta erineb teistest. Et sellised nagu
põhjendused peaksid olema kindlasti nendes taotlusdokumentides sees, võimalusel ka näiteks probleemistiku kirjeldamisel erineva olemasoleva statistikaga tõendamine ja nii edasi. Et jah, et ei piisa ainult faktide nentimisest, aga just see põhjenduse pool on oluline, et hindaja, kes seda taotlust nagu loeb ja kes seda projekti ideed esimest korda näeb, et ta jääks uskuma, et see projekti idee on ikkagi mõistlik ja selle rahastamine on igati asjakohane. Nüüd feasibility study kohta käisid siin juba ka küsimused läbi, aga mida me nagu ise nägime, kui me feasibility study osasid kas kokku panime või aitasime kokku panna klientidel, on see, et sellest tehnoloogiast endast peab olema päris hea arusaam. Ehk et samamoodi nagu ma just need argumentide põhjendamisest rääkisin, siis tegelikult feasibility studies peaks ka välja tulema see, et kuidas ollakse jõudnud tänasele arengutasemele, mida selleks on tehtud, milliseid katseid on tehtud, milliseid teste on tehtud ja mida planeeritakse siis edasi teha, et jõuda nagu selle tehnoloogiaga nii valmis, et sellega on võimalik siis turule minna või oma projekti või sisuliselt projekti tulemust rakendama hakata. Mida ma soovitan teha on see, et kuna taotluses olevad küsimused ja nende lisadokumentide küsimused päris suures osas kattuvad, ehk et taotluses küsitakse tegelikult täpselt neid samasid küsimusi, mida lisadokumentides peaks olema ka kaetud, siis tehagi läbi see ristkontroll, et kõigepealt vaadata taotluse küsimused, nagu Maria ütles, ja see panna siis vastavasse lisadokumenti, aga samas seda sisu hakata looma eelkõige ikkagi sinna lisadokumenti, et kas see on siis äriplaani, feasibility study'sse, meeskonna kirjeldusse või nii edasi ja siis selle baasilt lõpuks hakata seda taotlust ennast kokku panema, sest et jah, need küsimused kattuvad, aga taotluses endas tuleb seda nagu sellele küsimusele vastus anda lühemalt ja ülevaatlikumalt kui lisadokumendis, ehk et see töövoog on mõistlikum või on efektiivsem teha niipidi. Siis nüüd äriplaan või sellise nagu tulevikuvaate puhul väga hästi toimisid need projektid või väga head tugevad äriplaanid tulid nendel projektidel, kui ettevõte ise oli juba varasemalt läbi mõelnud, et mis on selle nagu äriplaani sisu ja see äriplaan oli või nagu äriplaan ise ja see projekti nagu elluviimine oli laiemalt seotud siis ettevõtte üldise sellise arengustrateegiaga, ehk et ta oli üks osa ettevõtte üldisest arengustrateegiast ja selle alusel oli sellist projekti enda äriplaani võimalik kokku panna ka päris või oluliselt põhjalikumalt, oluliselt argumenteeritumalt, sest et ta oli nagu üks osa tervikust. Projektiplaani puhul või nende projektitegevuste puhul tasub kindlasti läbi mõelda väga tugevalt see, et mis on need tegevused, mida projekti käigus on vaja teha, kuidas need tegevused on omavahel seotud, ehk et kõik sellest projektiplaanist peaks tekkima nagu selline terviklik ülevaade projekti tegevustest ja sealhulgas ka siis, et millised eeldused on vaja täita selleks, et neid tegevusi ellu viia, pluss siis info selle kohta, et kas need eeldused on täna juba näiteks täidetud erinevate lubade näol või siis kui ei ole, et siis kuidas seda tehakse, et see nagu eelduste täitmine, mis on nagu olulised selle, kas siis ehitustöödeks või tehnoloogia arenguks, et need peaksid siis läbi jooksma ka implementation plaanist või sellest projektiplaanist. Ja meeskonna olemasolu valmidus vajadusel juurde värvata, ehk et kuna hindajad vaatavad ka seda, et kui tugev on projekti taotleja meeskond, kas on olemas valdkonda tundvad inimesed, piisavalt sellist kompetentsi ettevõttel endal või siis on vähemalt olemas see nagu plaan, et kui põhikompetentsid on olemas, aga midagi on ikkagi puudu ettevõttel, et siis see plaan, kuidas seda lisakompetentsi leida, et see taotlusest hästi välja tuleb, siis annab see nagu projektile usutavust ja tugevust juurde. Ja lõpuks tegelikult on kõige olulisem see, et nende taotluste jaoks on vaja varuda piisavalt aega, sest et tegemist on päris töömahuka protsessiga.
seda infot, mis on vaja kokku koondada ja esitleda, on päris palju. Ja kui nüüd suurprojektide baasilt rääkida, siis meie panime neid projekte koos klientidega kokku umbes 2 kuu jooksul ja see kogemuse baasil tegelikult see on selline üsnagi pigem minimaalne määr, et millega arvestada. Ja töömahukas kindlasti ka meie enda tööd nendel projektidel, kus me ise olime need kokkupanijad, olid circa 300-400-500 tundi pluss siis kliendi enda mahud juurde, et see on mahukas protsess ja sellepärast ongi oluline aega varuda, eeltingimused läbi mõelda ja siis hakata alles seda taotlust ette valmistama. Jah, see on minu poolt praegu kõik. Ma annan sõna nüüd tagasi Kaiale. Aitäh, Kadri, et väga head oli näha, et me täiendasime teineteist ja erinevad vaated, et mina kes ma olen seal dokumentides sees olnud ja sina, kes on päriselt klientidega seda asja kokku pannud, et suur aitäh. Aga siis jälle küsimused-vastused ja siis, kui meil osalejatel on küsimusi otse Kadrile, et siis palun samuti vestluse aknasse panna ja Eva-Ingrid ja Kadri siis sarnaselt eelmisele küsimuste-vastuste plokile vahendavad neid. So Maria, we are back at questions and answers and I will give word to Kadri now. Thank you. Ja ma korra eesti keeles veel ütlen, et kus kohas see küsimuste-vastuste aken on, kui te ei ole Teamsiga väga tuttav, et jah, ka julgustan küsimusi küsima, et seal üleval on selline käemärgi kõrval jutumulli märk, et sinna peale vajutades siis tuleb see chati aken ette, siis saate küsida. But the next question is about greenhouse gas calculation and how is the grant dispersed if the project is the construction of a solar roof factory, but the real greenhouse gas avoidance happens only once the factory is ready and the innovative solar roofs have been installed. Yes, that is correct. In fact, in all projects, we start monitoring the greenhouse gas emission avoidance from the moment projects enter into operation. So in this case, once the solar roofs are installed and they are plugged to the grid, this can be considered as day one. And at the end of the year, there is a certain amount of electricity that is produced, which is, of course, then converted using the emission factor for renewable electricity, which we have prescribed in the greenhouse gas emission avoidance methodology, which is the 2030 or the expected 2030 EU mix. So in projects in renewable energy, all that they will need to do is to monitor the electricity production or energy production if it's another type of project. And at the end of every year, they need to achieve, well, actually over the total period of time, monitoring period of time, so 3 years, they have to achieve 75% of what they have promised is feasible over 3-year period of time. Thank you. And the next question is about the project. If the aim of the project is to build the hydrogen demo station or service station suitable for on-site production of hydrogen at bus service station, is the project in an energy-intensive field or something else? Yes, so indeed, hydrogen production falls in the energy-intensive industry category, so in hydrogen sector, and because we actually allow that innovations concern any part of the hydrogen production or use. So in principle, such a project would be eligible, but it has to be entered in the hydrogen sector, even if, for example, the aim is to use hydrogen in that case in buses. But and I see in the question is there's also a question: what would be the reference scenario? So if in a hydrogen production we don't know what the hydrogen will be used for, then
the reference would be the EU ETS benchmark for hydrogen. But in that particular case, when hydrogen will be displacing diesel, which is otherwise used in these buses, the reference scenario can take actually the diesel fossil fuel comparator, which we have included in the methodology. But of course, the project has to demonstrate that the hydrogen will indeed be used in buses. That is something which is very important. Mm-hmm. Thank you. And there are no more questions left for now. Kaia, how we proceed? Yes, I will continue with my presentation, but if possible for you, Maria, maybe you can stay online until 11 Brussels time, 12 Estonian time, because once I finish my presentation, we might use that time for some more questions. Yes, this is possible. I'm here. Okay, thank you. Nii, aga siis ma jätkan ettekandega ja panen ekraani taas jagama. Nii. Et rääkida siis, kust leiab tuge. Nii, et nagu siin täna sai mainitud ka, siis tegelikult ei tasu üldse alahinnata veebiseminaride materjale. Et Euroopa Komisjon on siis teinud ingliskeelseid veebiseminare ja tegelikult võib-olla nende väärtus ongi just järelkuulamises ja vaatamises, et kui on tekkinud just juba küsimused, te olete taotluse kirjutamise faasis ja siis neid läbi sirvida, et see võib olla ikkagi päris hea allikas. Nii et Euroopa Komisjoni lehel leiab need veebiseminaride materjalid. Ma olen ka siia lingi pannud, et kui hiljem me saadame slaidid, et siis lingile klõpsates olete kohe õige koha peal, et neid soovin ikkagi läbi lapata, et leiab päris palju vastuseid. Ja eestikeelsed materjalid siis eestikeelsete infoseminaride kohta on KIK-i kodulehel, et meie slaidid on siis suuresti tõlgitud ingliskeelsetest, aga võib-olla mõne koha peal ka leiab selliseid kommentaare ja kohandusi, mis võib-olla just taotlejate Eestist võiks huvitada. Et selles suhtes kindlasti esmane allikas on Euroopa Komisjoni materjalid, aga eestikeelsed omad on ka KIK-i kodulehel saadaval. Siis teine koht, see teine klotsike on siis innovatsioonifondi helpdesk. Komisjon ei ole võimalik helistada ja kirjutada otse, et mul on selline küsimus ja saata e-kiri, et suhtlus käib kõik läbi helpdeski. Ja meie kogemus on, et vahel vastused läbi helpdeski tulevad nii 3-4 tööpäeva jooksul, aga vahel ka siin 10 tööpäeva. Nii et kui helpdeskist kohe vastust tagasi ei tule, et siis teinekord võtabki natuke rohkem aega. Aga üldiselt kõikidele küsimustele, mis me oleme ise esitanud või vahendanud, et vastus on tulnud. Ja selleks, et üldse püsida sellises infovoos, et ise võib-olla ei pea kogu aeg silma peal hoidma, et tasub liituda innovatsioonifondi huviliste meililistiga, et selle meililisti kaudu siis liigubki selline praktiline info, et millal toimub webinar, kuidas sinna registreerida saab, et natuke niisugune, et tuuakse koju kätte kogu see informatsioon lihtsal ja arusaadaval kujul, et selle meililistiga liitumiseks siis palun kirjutada Keskkonnaministeeriumi kontaktile Kati-Liisile. Ja siis pakume veel sellist
nii-öelda nõustamist. See nõustamine võib-olla kõlab isegi rohkem sellise konsultatsioonibüroo teenusena, aga nõustamist selles suhtes, et me aitame projekti idee sobivust valideerida, et seda pakume siis KIK-is ja natukene täpsemalt siis lähemalt räägingi, et kuidas me seda teeme. Aga enne kui ma veel sinna hüppan, siis siin on mul veel pildike sellest helpdeskist. Et helpdeski juures tahtsin veel mainida ära, et nüüd, kui sa küsimused esitate, et seal hea asi on selle juures see, et küsimuse esitaja jääb anonüümseks ehk et ei avaldata siis kodulehel, seal küsimuste-vastuste lehel ei avaldata seda esitajat, et anonüümsus säilib, küll aga jah, tuleb siis arvestada sellega, et kõik küsimused, mis te esitate, need ikkagi avalikustatakse. Nii et kui see küsimust formuleerite ja te ei soovi, et ülejäänud Euroopa teab, kes on selle küsimuse esitaja, siis palun arvestage selle sõnastamisel. Ja teinekord, kui küsimused on sellised keerukamat laadi olnud, et siis ettevõtjad on ka seda ennem KIK-ile põrgatanud, et kuulge, mul on plaanis küsida sedasi, et kas see on aru saada, mida ma teada tahan, et see on ka teinekord abiks olnud, et tundub küll väike asi, aga kui endal on näha, et kogu aeg lükkub edasi see küsimuse küsitlemine, et ei ole kindel, et kas see on päris see, kuidas küsida, et siis võib vabalt põrgatada meile, et teinekord me oleme saanud kuidagi täiendada või aidata sättida seda küsimust ja teinekord lihtsalt aitab ka see, kui keegi ütleb sulle, et jaa, väga hea, arusaadav, esita ära. Et seda võib ka täiesti praktiseerida. Nüüd siis järgmiseks võib-olla ongi hea, et Kadri rääkis, et mis tööd nemad on teinud taotlejatega ja tema ettekandest siis tuligi välja, et konsultatsioonibüroo siis on see, kes ongi selle taotluse kokkukirjutaja või nagu teine variant selle nii-öelda ülelugeja, teine silmapaar ja osutab seda tööd teenusena, et siis KIK just vastupidi seda ei tee, et meie projekti taotlust ei kirjuta. Me saame olla teine silmapaar, nagu ma ütlesin, seal küsimuste esitamisel, me saame olla teine silmapaar mingisuguse aspekti, kas näiteks mingi kriteeriumi, kui soovitakse arutada innovatsiooni tasemet, et lihtsalt kellegiga arutada, et arutelu käigus tekiksid mingid mõtted, et me saame seda teha, aga me ei ole, ütleme niiviisi, täistaotluse läbilugejad, nagu konsultatsioonibüroo võib seda teha, et ongi taotlus valmis kirjutatud ja keegi loeb seda algusest lõpuni läbi, et see on ka pigem ikkagi konsultatsioonibüroo selline töö, aga KIK just on siis abi idee testimisel, nende materjalide ja reeglite orienteerumisel ja just selle projekti raamistamisel ja mõningatel juhtudel me saame ka kontaktide ja kogemuste vahetaja rollis olla ja siin mõningatel juhtudel ka eeluuringu rahastaja, et siin on siis mõeldud, et kui projekt oma TRL taseme poolest on seal veel 2, 3, 4 tasemel ja et kui on vaja veel teha uuringuid ja see on seotud siis keskkonna kliimateemadega, millele uuringu rahastamiseks saab keskkonnaprogrammist taotlust taotleda, et siis sellisel juhtudel ka rahastajana, aga innovatsioonifondi kontekstis siis just põhiline on see projekti idee sobivuse valideerimine. Ja kuidas me siis seda teeme, et kuidas see praktiliselt korraldatud on, et ma olen väga tänulik neile, kes on helistanud ja kirjutanud, et teinekord saab 1-2 e-kirjaga ja paari telefonikõnega aru, et kas on edasine suhtlus asjakohane või mitte, aga kui me tuvastame siis selles meilivahetuses või telefonivestluses, et see projekt on küll sobilik, võiks olla sobilik, et siis ma tegelikult olen palunud, kui saata sellise üks lehiku või veidike täpsema kirjelduse, lühikirjelduse projekti kohta ja miks ma seda palun, on tegelikult sellepärast, et siis kohtumisele kaasata
kaasata need inimesed, kes päriselt ka oskavad kaasa mõelda. Ja siin mul ongi toodud mõned pildid, et kes me oleme, et finantsekspert, keskkonnaekspert, ministeeriumi esindaja, energeetika valdkonna inimesed, et siis, kui mul on see info, et kuhu sektorisse projekt kuulub, kas ta on taastuvenergia, on ta süsiniku kinnipüüdmine, salvestamine, energiaintensiivne tööstus, et siis saab nagu selle kohtumisele õige koosseisu komplekteerida ja siis sellel kohtumisel on sisu ka. Ja lisaks siis oleme üha enam järjest ka tegelikult kolleege teistest organisatsioonis kohtumisele palunud, et kui me näeme, et võib-olla see projekt ei ole kõige sobilikum innovatsioonifondi, et ta võib küll olla, aga me ei ole sellest kindlad, siis me oleme kohe etteruttavalt tegelikult palunud ka ETAG-ist Horisondi esindaja palunud kohtumisele ja tegelikult EAS-ist ja Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumist ja ka Maaeluministeeriumist, et mõte on ju see, et kui üks instrument ei ole sobilikum, et siis koos tuvastada või leida, et aga mis see on sobilikum siis või kuhu ettevõtja võiks vaadata, et selles suhtes eesmärk ikkagi peaks olema, et see õige instrument üles leida. Ja veel korra siia joonisele tagasi hüpates, et jah, et siis me oleme kohtunud, esimesel kohtumisel kaardistanud küsimused, et mis on siis küsimused, et millele me saame nagu aidata vastust leida ja tegelikult meil on olnud ka selliseid jätkukohtumisi, et jah, et siis esimese kohtumise mõte on need küsimused kaardistada ja siis vajadusel oleme ka jätkukohtunud, kus siis ongi juba saanud fokusseeritult rääkida kas innovatsioonist, rääkida kas sellest tehnoloogiast, arutada, millised load on vajalikud, et sellised jätkukohtumised on ka sündinud ja olnud päris kasulikud. Ja seda pilti juba tegelikult korra ka näitasin ekraanile, et kui tuli küsimus, et kui palju taotlusi läks, et Maria siis märkis ära ka, et 311 taotlust laekus ja tegelikult ma nüüd ei pannud see numbrit kirja, mis Maria ütles, palju läbis seda esmast kontrolli, aga see oli midagi 290 ligi, et suurusjärk, et tegelikult ma arvan, et see on päris hea tulemus, kus ikkagi 311 taotlusest ligi 290 läbib nii-öelda esmatasandi kontrolli, vastab tingimustele, kuulub edasisele hindamisele, et see näitab, et taotlus ei ole mindud niisama esitama, et ikkagi mul on tunne, et see on nagu väga hea tulemus ikkagi. Ja mis nagu eriti rõõmu teeb, on see, et Eestis on näha ka, on see number 7 taotlust läks siis suurprojektide vooru, et loodame, et see pilt väikeprojektide vooru puhul, kuigi on ju näha, et see konkurents on päris tihe, arvestades seda vooru kogu eelarvet, kogu Euroopa peale, et see konkurents on väga tihe, aga selles suhtes see aasta on ikkagi sellise suurprojekti puhul ei ole nüüd nii pikk aeg, et see taotlus läheks nii-öelda aastaga halvaks või et asja mõte on see, et kui 10. märtsil ta esitati taotluse ja see ei peaks edasi pääsema lihtsalt tiheda konkurentsi tõttu, et siis tegelikult aastakesega see taotlus ju ei lähe halvaks ja see suur töö on tehtud ja seda saab ikkagi taas esitada. Ja nagu ennem juttugi oli, et siis on ju ka see hindajate aruanne, mille põhjal seda parendada, et muuta seda veel konkurentsivõimelisemaks Euroopa lõikes. Et selles suhtes meie igal juhul me küll adume, et konkurents on tihe, aga ikkagi julgustame ja toetame ettevõtjad taotlema. Ja see ongi tegelikult kõik. Ma siia veel lõppu ka kopeerisin ühe sellise toreda
küsimuse vastuse, et sealsamas, mis ma olen viidanud mitu korda, et need helpdeski küsimused-vastused, mis siis avalikustatakse, et seal on nii toredasti küsitud ka, et kas tohib uuesti taotleda, et vastus on jah, et tohib taotleda nii kaua, kuni soovi on, et senikaua, kuni nii-öelda tegevused on abikõlblikud ja oodatakse taotlema, nii et sealt ka see meie mõte, et kui 10. märts ikkagi on veel tehtav teie organisatsiooni jaoks, et siis me igal juhul soovitame taotlema minna juba see aasta 10. märts. Aga see olekski siis minu poolt kõik, et meil on veel aega 10 minutit, et kas Kadri ja Eva-Ingrid, kas vahepeal on ka küsimusi laekunud? Meil on küsimused, mis on ette saadetud tegelikult. Ahaa, aga äkki siis kasutame, sest tõepoolest me ju küsisime registreerimisvormis, küsisime küsimusi ja aitäh kõigile neid, kes need esitasid, aga äkki siis kasutamegi need 10 minutit nendele registreerimisvormi küsimustele. Hello, Maria. We are back with some questions which are sent during the registration. The first one is about the background information. How many projects are to be financed per sector, or sector-based financing is not applied, only final score are taken into account? Yes, indeed. We have, this sector classification, and we expect projects to select the appropriate sector because of the greenhouse gas emission avoidance criterion, but we don't have any breakdown which we have imposed in advance on the different sectors. So we don't know actually. The final outcome will be determined by the evaluation, by the scores under each criterion and the combined score. Thank you. Next question is about the ESCOM model. Does Innovation Fund also expect applications from ESCOM model businesses that provide services to business clients? Well, in principle, business innovation is, as I mentioned earlier, is eligible. However, applicants should take care that this is innovative, because ESCOM models exist for quite some time, but there could be better ones, more innovative ones, and then they will pass the degree of innovation criterion. If they pass it, then the project may be successful. Thank you. And the next one is if the project aim is to procure battery for electrical buses, are the cost of electrical buses also eligible within the project? Well, everything that is needed for the project to be delivered would be eligible. So, of course, the batteries cannot be run without the buses themselves, if this is the aim of the project, so that they would be eligible. But, of course, small-scale projects have to have capital cost of less than 7.5 million. So if that goes beyond, then such an applicant may think of applying in the next large-scale call. And the next one is in case project plans to create innovation by combining existing technologies, what would that be eligible and considered innovative? Yes, we specifically say that combination of existing technologies that has not been tried actually can be considered innovative. We, of course, have external evaluators which look at the degree of innovation, and they should know the market, and they will know actually if such a combination of technologies has been applied or not. But it is in any case best that the applicant describes very carefully the state of the art to the best of their knowledge, which will help the evaluators assess to what extent the proposal goes beyond incremental innovation. But yes, we encourage such applications. And thank you. And what about the tier L level of the projects? What are the ideal levels that you see?
Yes, we have this question very much. Very often, actually, it comes because I think a lot of applicants are also used to Horizon, where TRLs are extensively used. We actually use them as well. They are the same TRLs as in Horizon. What we aim at is first of a kind applications, commercial applications. So that is more or less the aim. So that is the first TRL 9 application of a technology or innovative solution. And normally in projects which are very realistic, they go one TRL level. So from TRL 8 to TRL 9. It could be possible to go from TRL 7 to TRL 9. It could also be that the technology is still at TRL 7 and the applicant goes to TRL 8. So all these combinations are possible. Any combination is possible, but bear in mind that the way we have foreseen the grants are to do mostly with projects that will build the technology, build the plant, and the plant should be there to operate, not to be dismantled. So this is the model which we are envisaging. So it is mostly applications which are aiming at TRL 8, but mostly TRL 9 to get to this level of commercial readiness. Thank you. The next question is about greenhouse gas avoidance. It is said that minimum threshold after normalization is none and minimum requirements apply. Where those minimum requirements can be found, in which annex of I think this is still in the call text, and sorry that we have not been, perhaps very, very clear, but indeed there are some minimum requirements which apply only to certain types of projects. So there are two minimum requirements, EU ETS benchmarks and biomass sustainability. So these apply only to projects which are in the industrial sectors which have an EU ETS benchmark. So if this is the case, the project should deliver greenhouse gas emission avoidance that goes beyond the EU ETS benchmark, or is below the EU ETS benchmark, sorry, to be more precise. And the other case for biomass sustainability, this is for all projects that intend to use biomass feedstock. They have to demonstrate that the sourcing of this biomass feedstock, that the feedstock will be sustainable, will meet the requirements of the Renewable Energy Directive. So these are the minimum requirements. And then they are not like if there's a solar energy project, it doesn't need to be concerned with those. Thank you. And the last question we already asked from help desk and about the ferry navigation in Natura 2000 area, and we got the answer that the ferry navigation could be eligible for the innovation fund, and we put the answer here also, and maybe the applicant possible who sent it then now has the answer for that. Okay, but we have no more questions left. Yeah, aitäh, Kadri. Thank you, Maria. So we will carry on here from in Estonian, but thank you so much for joining. You're welcome. Veel on 4 minutit aega, ma vaatan, et osalejaid on ka meil siin vähemaks jäänud, et me saame seda 3 minutit kasutada veel selliseks eestikeelseks vestluseks, et kes soovib veel eesti keeles otse küsida, kas minult, Kati-Liisilt või Kadrilt, et me võime neid 3 minutit kasutada selleks, aga muul juhul, kui küsimusi eesti keeles ei ole, et siis tõmbaksimegi siinkohal kokku ja et need, kes on veel sooviksid otse küsida, et meie jääme veel liinile, aga muul juhul, kui küsimusi ei ole, et siis loeme selle infoseminari lõppenuks ja suur aitäh nendele, kes küsimusi küsisid ja kaasa mõtlesid. Aitäh, kena päeva! Aitäh, kena päeva! Küsi.